Lugupeetud president, head kohalviibijad! Mul on äärmiselt suur au olla täna siin ja vastu võtta noore keskkonnateadlase preemia tunnustus. Kahtlemata see on tunnustus minule, aga see on ka tunnustus Maaülikooli metsateadusele. Aga teisipidi ma ütleks, et see on ka vastutus ja kui nüüd mõelda viimaste aastate keskkonnateemade peale, siis kahtlemata on metsateemad olnud väga suures pildis ja väga tähtsal kohal. Nii, aga minu teadustöö. Kui nüüd lihtsamalt üldistada, siis uurin ma süsiniku, lämmastiku ja veeringeid metsaökosüsteemides ja olen keskendunud 3 erinevale majandusmudelile. Minu esimene teadussuund tegeleb lageraie alternatiividega ja täpsemalt siis uurin, kuidas on võimalik lageraie alternatiivide abil uuendada männikuid. Ma usun, et lageraie alternatiividest on samamoodi palju ühiskonnas räägitud, samas tegelikult meil puuduvad selged edulood, seda nii teaduses kui ka praktikas. Aga minu teadustöö on leidnud, et lageraie alternatiivide abil on võimalik männikuid uuendada ja tõesti meil on vaja siin uut teadust ja me peame liikuma edasi ka teiste puuliikidega. Minu teine teadustöö suund on seotud segametsadega ja kuidas siis kujundada meile tulevikus kliimale vastupidavamaid ja mitmekesisemaid metsasid. Hetkel juhin ma Eesti Teadusagentuuri granti, kus eesmärk ongi siis uurida lämmastiku ja vee omavahelisi mehhanisme ja kasutades siis selleks stabiilseid isotoope. Ja minu 3. uurimisteema, millega ma tegelikult alustasin oma teadlaskarjääri, on siis seotud väheväärtuslike maade metsastamisega, kus ma siis uurin kiirekasvuliste lehtpuude mõju süsiniku sidumisele, mullaviljakusele ja ka elurikkusele. Ja minu pikaajalised teadustöö tulemused näitavad, et kiirekasvulised lehtpuupuistud on tegelikult olulised kliimamuutuste leevendajad tänu intensiivsele süsiniku sidumisele ja seejuures ei ole vähenenud siis mullaviljakus ja mulla süsinikusisaldus ja samal ajal on siis mitmekesistatud maastikus elurikkust. Ja lõpetuseks sooviks ma tänada oma kunagist juhendajat, professor Hardi Tullust Eesti Maaülikoolist, kes võib-olla tegelikult ei pidanudki mind niivõrd motiveerima, vaid pigem siis pisut suunama. Kindlasti olen ma äärmiselt tänulik oma töörühmale, mis on viimase 3-4 aasta jooksul kasvanud meeletu kiirusega ja ma olen avastanud, et ma juhendan hetkel 6 doktoranti. Kindlasti kolleegides sooviks tänada Tartu Ülikooli ökofüsioloogia töörühma ja häid kolleege Rootsi järeldoktori ajast, Põhja-Rootsist, Tüümeast. Ja loomulikult kõige suurem tänu perele, kes on aru saanud, et teadlase elu kestab 24 tundi ja nad on alati väga mõistvad ja arusaajad olnud. Aitäh!